Hea meelega kuulutan välja päevakorra meie laudadel oleva numeratsiooni järgi siis päevakorrapunkt 6, Rae Remmelga tänav 7, maa munitsipaalomandisse taotlemine, ettekandjaks taas abilinnapea Jarno Laur. Palun. Aitäh, hea volikogu esimees. Jätkame Ihaste teemadel. Antud juhul siis Rae Remmelga 7 on maaüksus, kuhu on planeeritud rajada Ihaste paadisadam. Ja planeering, mille alusel see paadisadam on planeeritud, on kehtestatud juba 2009. aastal. Me tahame selle planeeringu alusel taotleda riigilt munitsipaalomandisse siis pindalaga maaüksuse Rae Remmelga 7, pindalaga 14 449 ruutmeetrit, maakasutuse sihtotstarbeks tootmismaa. Komisjonis oli ka küsimus, et miks just tootmismaa, et me näeme ette, et seal ilmselt kruusalaevu ei peatu, et on ikka sellised ilusad väiksed kalapaadid, sõudepaadid, armunud paaridega, mis iganes, aga paraku katastri nii-öelda rehkenduste ja klassifikatsiooni järgi kõik sadamad, ka seal, kus on vaid kalamehed ja armunud paarid sõudmas, on ikkagi tootmismaa. Aitäh! Kas on küsimusi ettekandjale? On. Kolleeg Järgma, palun. Esimene küsimus. Aitäh! Hea aselinnapea, kuidas garanteeritakse armunud inimeste olemasolu linnavalitsuse poolt seal? On asju, mida ei saa garanteerida, aga mille olemasolus võib päris kindel olla. Jääb midagi volikogule ka. Kas on veel küsimusi? Ei näe. Aitäh. Ja palun siis kaasettekandjaks on meil Olev Raju, linnavarakomisjoni esimees. Palun. No lugupeetud volikogu, nagu ma siit korduvalt olen öelnud, kui võimalik on maad saada, tuleb taotleda ja proovida ära võtta, seda enam, et antud maatükil on otstarve ja kasutus ka juba ette teada. Seetõttu komisjon arutas seda nüüd juba 2 nädalat tagasi ja ühel häälel otsustas seda taotlust toetada. Aitäh! Kas on küsimusi? Kaasettekandjale ka ei ole. Aitäh! Sõnavõtusoove laekunud ei ole. Repliigisoove ei näe. Kas on lõppsõnasoovi? Ei ole. Siis on meil sõltumata sellest, kas tahame või ei taha, peame tegema otsuse ja väljendama oma meelsust selle otsuse suhtes. Kes on seda meelt, et see otsus vastu võtta? Palun käega märku anda. Kolmkümmend 3 poolt. Kas on keegi vastu? Ei ole. Otsus vastu võetud.